Tere, armas! Mina olen Triinu. Olen täna alateadvuse lahtihäkkija ja teaduse avardaja ja kõik tänu iseenda elule. Nii et kui sa mu YouTube'i kanalil oled, siis mul on ülihea meel, et sa oled leidnud, et ma jagan lihtsalt sulle oma teekonda, kus ma olin ja kuidas ma sealt välja sain. Sest et mina olin väga keerulises kohas ja see tähendas seda, et ma ei saanud aru mitte midagi. Mis asja ma valesti teen? Ma teen ju kõike õigesti. Töötan 24/7 ja olen tubli ja kõike teen. Aga elu pani mind liikuma edasi iseenda suunal ja just sellel suunal, et hakata aru saama, kus on nagu väärtus. Et kas töö on väärtus või on elu väärtus või mina olen väärtus, siis need olid kõik segamini minu alateadvuses. Ja sellest ka kõik läbipõlemine ja täna olen siis see koht, kes siis aitab inimestel tulla ära kergusesse, rõõmu ja vabadusse, sisemisse vabadusse. Ehk siis tulemas on rahakoolitus ja just selle baasil, mida ma siis ise olen lahti häkkinud. Et kui sind see ka kõnetab, ehk siis rahauskumus. Ehk siis, kui meie alateadvus usub, et elu on pingeline, töö on stress, raha tuleb raskelt, siis alateadvuses on tegelikult see kood, et armastus on valu. Ja kui ta on valu, siis ma olen tegelikult seal ohvri seisundis, siis ma olengi see koht, kes siis on seal ohver. Ja alateadvus siis usub, et töö on ainukene siis see, mida ma siis oskan, seda ma pean siis tegema elu lõpuni ja tegelikult alateadlikult on ka seal taga uskumus, et ma ei ole väärt häid asju. Ehk siis, kui ma nagu kogu aeg teen seda tööd, mis mulle ei meeldi, siis ma tegelikult ju töötan elule vastu. Ja selle tagajärg on siis tegelikult ju läbipõlemine, stress ja sa lihtsalt ei koge oma elus rõõmu, kergust ja tervis annab märku igast otsast. Nii et kui sa hakkad aru saama, et sinu sees on selline mäng, siis meie alateadvuses on need esivanemate koodid ja me oleme tegelikult nagu lojaalsed, et ma peangi siis nagu tegemagi seda rasket tööd, kuigi võib-olla sa oled täiesti teises valdkonnas, aga sinu sees on see uskumus. Ja vahet ei ole, mis tööd me täna teeme, kui meie sees on sellised uskumused, siis ta lihtsalt tõmbab meid tahes-tahtmata sinna raskesse kohta, et me vaataksime iseendasse ja muudaksime selle ära. Sest et alateadvus salvestab ju need koodid. Meil on vaja tegeleda just alateadvusega. Sest kui meie sees on see uskumus, et elu on pingeline, see tähendab seda, et inimestel on ärevus, see tähendab seda, et süda ja veresoonkond on väga pinges. See tähendab ainult seda. Ja see tähendab seda, et inimene ei teagi, et ta võiks olla kerguses, lõdvestunud, lõõgastunud ja see on see koht, mis tuleks nagu lahti häkkida. Et sinu sisesüsteem saaks hakata lõõgastuma ja lõdvestuma. Minul vanasti olid mega palju veenilaiendeid, mega. Täna on juba üle poole kadunud. Üle poole on kadunud. Ja just sellepärast, et hakates muutma oma siis alateadvuses olevaid uskumusi ja kui meid on õpetatud, et töö on väärtus, siis tegelikult on ju
inimene väärtus. aga kõik oleneb sellest, mida sinu alateadvus usub. ja raha ei pea tulema raskelt. raha võib tulla läbi sinu väärtuse, mida sa pakud inimestele. nii et kui sina oled täna selles kohas, kus sinu keha annab märku ja just nende pingetena, just see koht, kus sul on õlad on pinges, sest elu on pingeline ja raha tuleb raskelt, on üks nendest koodidest, mis paneb keha hästi pingesse. aga see ei ole tõde. meil on just vaja tulla sinna kohta, kus on kergus ja hakata vastu võtma armastust. ma panin oma YouTube'i kanalile nimeks ka armastuse maagia, sellepärast et sest mina sain tunda seda väga suurt raskust. see oli nagu selline koht, et oh my god, et ja sealt andis välja tulla. nii et kõik, kes juhtuvad lihtsalt ja on täna selles kohas, siis alateadvuses annab need kõik ümber pöörata. et kergus saaks sinu ellu tulla ja eluenergia saaks hakata voolama. nii, panen siia alla lingi, kui sina täna oled selles kohas, kus sa oled pinges, siis see on see koht, mida me hakkame lõõgastuma ja lõdvestuma, ehk siis sinu, sa tunned, sinu süsteem võib olla pinges, reaalselt inimesed tunnevadki seda, et eluenergiat ei ole näiteks, ehk siis see on üks nendest tunnetest, et kui sa oled nagu pinges, siis su eluenergia ei liigu ja siis sa võid kohvi võtta hästi palju, siis sa võid energiajooke juua, sellepärast et pinge on nii suur sinu sees. ja pinge taga ongi siis see pool, et sa ei ole saanud üldse olla mina ise. sa ei ole nagu turvaline. sinu sees ei olegi seda, et ma võin olla turvaline. ja kui sa ei ole turvaline, siis see tähendab ka seda, et siis ka raha ei ole turvaline. ehk siis need on sellised koodid meie sees, mis lihtsalt annavad märku ja pigem selles mõttes tervise näol hästi tugevalt. et sa tunned kohe seda kohta, et selline näriv pinge on kehas sees. et see on vaja nagu alateadvuses nagu lahti häkkida. ja seda me hakkamegi tegema. nii et panen siia alla lingi, kes tunnevad selles mõttes seda koodi, et raha tuleb raskuses, siis tegelikult on tõde see, et raha ei tule ainult läbi raskuse. et need on alateadvuses olevad mustrid. nii et me hakkame selles mõttes samm-sammult 4 seansiga minema kergusesse. igatahes, kui see sind kõnetab, siis siin on Fienta pilet ja sa saad siia tulla. nii et homsest juba teine hind. nii et kasuta võimalust. Tšau ka!